Kuna siin endiselt sirklit ei ole, siis mis su nimi on? Martin Eelmaa. Aga sinu? Minul. Aga mis minu nimi on? Sina oled Peeter. Me oleme Peetri kool. Sul on siin 3 asja. Üks asi kolmest võimalikust kirja. Värgime siia joonisele ka need asjad ära. Selle saame punaseks. Alati peab selle pisikese pildi siia tegema. Nüüd, et kuna siin sirklit ei ole, siis ma mõõdan joonlauaga selle keskkoha ära. Mul on väike sirkel. No jaa, aga siia ei tahaks auku sisse teha, eks. Nii veidi alla viia. Okei, kuskil siin on see keskkoht. Jällegi, kuidas kutsutakse seda osa? Jah, see on raadius. Ehk siis lühendina on R. Ja sa võid panna R, sa võid seda kutsuda XX, sa võid kutsuda seda LX, sa võid kutsuda seda L-beks, kuidas iganes. Aga kui on üks täht ja mis on selle esimene sõna? Just, ehk läbi mõõt siis meeter ja läbi ehk dia. Ja seal on sul selle tähistus, et kui siin raadius tähistame R-iga, läbimõõtu tähistame, mis sul tabelis on, mis täht? D, jah? Ja kontrollida. 56 ja 57. Ja siis on kolmas asi veel. Kolmas täht on sul veel seal. See on C-täht ja mida see C-täht siin joonisel tähendab? Ringjoone pikkus. Jah, see on siis see ehk ringjoon. Mulle meeldib just see, et sa ütlesid, et see on mitte ringjoon, vaid ringjoone pikkus. Ja nüüd on sul tabel, kus sul on nendest kolmest asjast üks kirjas. Mis sul esimese puhul on algandmetes kirjas? Raadiuses on 2 centimeetrit või siis see diameeter ja ringjoone pikkus punktib. Nii, kui raadius on 2 centimeetrit, siis kui pikk on diameeter? Siin on isegi kirjutatud, et saada diameetrit raadiusest peab raadius korrutama 2-ga. Jaa, vaata, sest 2 raadiust annavad kokku ju diameetri. Siis diameeter 2 sentimeetriga on 4 sentimeetrit, kuna korrutada 2-ga. Just. Ja nüüd on meil C-väärtus veel vaja arvutada. Kuidas see meil käis? 4 sentimeetrit korda 3,14. Ja siis sa saad mille? Sellepärast 3,14 on pi. Ja 4 on see läbimõõt, eks ole. Just. Siis me saamegi siia 4 piid sentimeetrit. 12,56 see on. Autorattad, vaatan, väljad. Mis tüüpi väljad need on? Kas need on plekkväljad või valuväljad? Valuväljad, jah. Mitte sellepärast, et neil valus oleks, aga nad on sellise kujuga eraldi timmitud välja. Ja nad on nõrgemad kui plekkväljad, aga inimestele meeldib olevat ilusamad. 3 sellist velge, nende läbimõõdud tollides. Ja juurde on kirjutatud ka, et 1 toll on tegelikult, ta vist ei ole täpselt 2,54 sentimeetrit, aga umbes. Ja küsitakse, et kui suur on velgede ümbermõõt sentimeetrites, nii et igal pool on meil, mis nendest 3 olemas ja mida me peame arvutama. Mis meil nendest 3 olemas on, kas R, D või C? Henrik pakkus, et on raadius, Robert pakkus ka, et raadius on seal pildi peal. Henri, mis on sinu pakkumine? Henri pakub, et pildile on lausa märgitud seesama pikkus, mida me arvutama peame. Ja Heidi, mida sa pakud? Pane lihtsalt diameeter. Aga kui sa nüüd selle peale tulid, enne sa ütlesid, et raadius on. Nii et esimese puhul me siis diameeter on 14 tolli. No tolli võime tähistada ka 2 ülakomaga. Vaja arvutada C pikkus. Ei, mitte R ei olnud, meil oli ju D, eks ju. D on kirjas ja C. Jällegi, siin ei ole mitte midagi teha. Lihtsalt kokku ühendada kõik need 3 asja. Väga igav ülesanne. Merikesel juhtus köögis õnnetus. Huvitav, see õnnetus tal juhtus.
Pannigaas kukkus põrandale ja läks katki. Pannigaas ei olnud plekist. Ta läks poodi, et osta uus gaas. Jõudis või toit ei läinud vahepeal kõrbema. Müügil on pannikaaned läbimõõtudega 26 ja 28 sentimeetrit. Millise läbimõõduga kaane peab Merike oma pannile ostma, kui tema panni ümbermõõt on umbes 90 sentimeetrit. Nii et mis meil on teada? Meil on teada, et seal on 2 sorti pannikaani. Gaasi. Diameeter on 26 sentimeetrit ja 28 sentimeetrit. Jah, näiteks ma kirjutan lühidalt D1 on. Ja 28 nagu niimoodi mõõtada. Nii nagu ristada. Ja keskelt jah, et kui see on pannigaas, siis võtad joonlaua, paned siia keskele umbes ja mõõdad ära 28 sentimeetrit. Ja mis seal see panni läbimõõt? Panni ümbermõõt on 90 sentimeetrit. Nii et see, kuhu peale see gaas peaks minema, see on siis kasutades neid samu tähti 90 sentimeetrit. Ja küsitakse, et kumba sorti gaas siis sinna sobiks. Täitsa eluline ülesanne. Oled poes, vajab pannile kaant ja ei tea, millise läbimõõduga gaas valida. Mis tehte me tegema peaksime siin? Panni ümbermõõt. Kaaned, teised natuke suurema. Siis kuidas me teada saame, kumb nendest siia sobib ja kas üldse kumbki nendest sobib? Läbimõõdud teada. Siin on ümbermõõt. Kui siin meil oleks ka läbimõõt teada, siis me saaksime otse võrrelda, kumb paremini sobib. Aga ühes on läbimõõt, teises ümbermõõt. Need on vaja ühesuguseks teisendada. Kas läbimõõtudeks või ümbermõõtudeks, siis saame võrrelda. Ja siin ei piisa meil sellest täpsest väärtusest, me peame umbkaudse väärtuse arvutama, kasutades, et pi on mingi 3,1416. Niisiis, kes tuleb selle peale, mis me peaksime tegema? Äkki jagada piiga. Jaa, väga hea mõte. Kui me selle jagame piiga, siis me saame läbimõõdu, eks ole. No, teeme seda. 90 jagame piiga. No, kui me eeldame, et pi on umbes 3, siis me saame 30, aga meil on täpsemalt vaja, sest need on natuke väiksemalt kui 30. Seega vaata nüüd kalkulaatori abil. 28,64. 22 või? Ei, 28,64. 28,64 kirjutan siia need lainet, et märkida, et see on ligikaudne 28,64. Jah, see sobib paremini, sest see vajub täitsa sisse ära. See peaks paremini sobima, jah. Siin võiks valida selle kaane. No siin juba oli midagi arvutada. Ja muidugi, kuna tekst ülesanne, siis täislausega kirjutad vastu. Mis asi on 66? 28,66, jah. Aga siin on 28,65. Vaat niimoodi sa ei tohiks vaadata, ümardama peaksin üles, sest 7 on suurem kui 4. Teeme siia väikese korrektsiooni. No teatud tingimustel me võime alla ka ümardada, aga siis see peaks tegelikult olema 28,70. No me võime sellega 29-ks ümardada, aga mida lähemal nendele see on, seda parem, sest siis me saame otsustada ühe või teise vahel. No ega see ka täpselt võib-olla ei mahu sinna peale, aga kuidagi viisi ikka katab ära, täpselt keskele panen. Ja vastus siis täislausega küsimusele, et mis see küsimus oli siin. Millise läbimõõduga kaane peab Merike oma pannile ostma, kui tema panni ümbermõõt on umbes 90 sentimeetrit? Jah, see on väga tähtis, umbes 90 just, et see ei ole täpselt 90. Et siis tuleb siia ka korrektsioon sisse panna, et see on umbes. Ja noh, nii pikalt me ei pea siin vastama, aga siis panni kaane läbimõõduga 28 sentimeetrit. Mis me lõppvastuseks paneme? No, mis me paneme? Mis sa panid, Henri? Mis sa kirjutasid vastuseks? Loe ette. Ma kirjutan mitte midagi. Mis sa kirjutasid, Hendrik? Martin. Martin, jah. Pannil
oli vaja 28 sentimeetrist ka. Ahah, sobib ka. Järgmises on Mati, kes see Mati võiks olla? Unemati. Tahab oma väikesele õele osta kingituseks ujumisrõngast. Aga kui meil on Unemati, kas tema õde on ka uneõde? Õe puusa ümber mõõt on umbes 50 sentimeetrit. Jälle see umbes. Selle võib kohe kirja panna, siis puusa ümber mõõt. Kas keegi oskab joonistada Mati õde? Tule joonistada. Ma oskan ka joonistada. Kas nagu seda kohata sinna? Jaa, selle kohta minu kunstiõpetaja ütles, et kui sa kustutad, siis kustuta juba kõik, sest alati saab korrigeerida. Jaad. Mis see huvitav? See on Mati õde. Ja nüüd märgi see puusa ümber mõõt ära sinna. Kirjuta sinna juurde, et see on umbes 50 sentimeetrit. Ja nüüd on meil valida 3 päästerõnga vahel. 15, 30 ja 50 sentimeetrit läbimõõduga. Nii et see 50 sentimeetrit, see on siis tegelikult ümberringi. Selle järgi C-täht. Ja nüüd on meil 3 võimalikku D-tähte. D1, D2 ja D3. 15, 30, 50. No 50 ilmselgelt ei sobi, eks ole. Sest kui läbimõõt ja ümbermõõt on täpselt samad, siis no sellist asja ei saa olla ringi puhul. Sinna ei mahuks keegi sisse siis enam. No nii, milline ujumisrõngas talle sobiks? 15. Ja miks? See on kõige väiksem. Mulle tundub ka, sest kui me korrutame selle 3, siis me saame 45. Aga kui me selle 3 korrutame, siis me saame juba 90 ja sinna. See on liiga suur. Ja 53-ga. No seda ei ole mõtet, sest juba ümber. 150 siis. Jaa, see läheks juba, ma ei tea, Matile on ka liiga suur. Miks 15? Sest me just rääkisime, teised on liiga suured korrutada 3-ga. Sest pi on umbes 3. Vastusesse kirjutan, et Mati õele sobib 15 sentimeetri. Jumal tänatud, see lõppes. Yes! Jah.